Jourahvas on Ralf ja täna me oleme siin koos Ketli, Marguse ja freaking Dice Romsiga. Igatahes me filmime piljardivideo, kus mina Look at this dude. ja Romsi oleme tiimis ja siis Margus ja Ketli on tiimis. Me oleme ikkagi Team R ja nemad on siis Team K. KMK, jah. Oi, me alustame. Näita oma esimest lööki. Valge sisse, täiesti haige. Teeme uue alguse või? Ei! Ükski ei läinud sisse. Ait, so ma räägin siit peale siis nagu spordikommentaatorid ikka, sest et piljard on sport. No nii, Romet paneb siis oma kvaliteetse löögi ja no ei läinud. Margus paneb hullu nüüd. Igatahes ma tahtsin öelda seda, et üks nendest keppidest on millegi pärast palju lühem kui teine. Ei läinud. Igatahes üks keppidest on palju lühem kui teine, aga selle lühemaga on isegi parem mängida. Ma arvasin, et pikemaga on parem. Eelmine mäng ma mängisin pikemaga, aga seekord me mängime lühemaga ja väga huvitav. Põhjus, miks ma üldse peale loen, on see. Nagu freaking kuulda on, siis mitte midagi ei ole kuulda. Ma saan täiega kuulda. Ja just täpselt nagu ma ütlesin, Billie Eilishit hakati laskma just siis, kui ma panin kaamera tööle, mis tähendab seda, et Jaboi ei saa oma originaalset audiot kasutada. Pole hullu. No nii, Romet hakkab panema nüüd. Oota, say what? Apadi ja noh, jah. Mans mängib ikkagi esimest korda. Ma saan copyrighti. No nii, Marguse kord on nüüd lüüa. Mans on mingi mitmekordne Eesti meister piljardis. Lõi esimese sisse. Ketli seal celebration tants ka. Ja nüüd läheb siis teisele löögile. Ja kas läheb sisse? Kas läheb sisse? Pange oma panused kommentaariumisse. See oli riim. Ja ei läinud sisse. No pole hullu. See tähendab seda, et on siis jällegi minu ehk siis Ralfi kord. Nii easy shot. Proovin kollast sisse lüüa. Või oranži. DJ pani mussi kõva. Või tähendab helepunast. Tegid kaamera on väljas. No nii, ja läheb löögile ja puhas löök sisse. Seega tuleb ka järgmine. Me arutasime Ketliga seal, et mis looga on tegu, te nagu nii seda ei kuule. Igatahes tegemist on vist Billie Eilish mingi Justin Bieberi remixiga, mis iganes. Igatahes lähme siis Ralfi löögi juurde. Ralf, anna hagu, vali pall välja, anna minna. Ja otsustab, et paneb siis oranžile ühe löögi või punane või mis iganes. Ja lõi hoopis vastase palli sisse, nagu ikka. Ralf on alati nõrgemate poolt. Okei. Siis, kui sa filmid ei tule välja. Ja see, mis Ketli just ütles, on väga tõsi. Ketli on ülihea piljardis, aga just siis, kui me filmisime, siis tal ei läinud nii väga hästi. Väike õhulöök mustale pihta ja valge sisse. Kui trash saab? Ma olen sinuga nõus, Romet. Kui trash saab tõesti olla. Okei. Nii, Margus lööb ilusti sisse. Väga puhas. Lihtne löök ka loomulikult. Nii, proovib nüüd kollast lüüa. Sinepi kollane nagu näha. Ja see läks ka sisse, täiesti uskumatu. Ja valge läks ka sisse, see tähendab seda, et jällegi on Team Ralf ja Rometi kord. No nii, nagu näha siis puhas löök Ralfilt, sinine sisse. Ja nüüd peab Ralf minema vasaku käe löögile, sest et piljardilaud on selline ja üle ei oleks suutnud lihtsalt seal kummardada. Ma ei tea, mis iganes. Nii, läheb vasaku käe löögile, pole kunagi varem sellist löögi löönud ja läheb mööda. Okei, no jah. Polnud hullu, jah? No ei lähe. Ei läinud, jah. No sinu kord. Davai. Mis sa lööd seda või? Või lööd seda hoopis? Okei. Proovi nüüd sirgelt lüüa. Oh my god. Nagu näha, järjekordne sirge löök Rometit. Nii, Margus läheb löögile. Ja mööda. Ja igast võimalusest läks mööda. Ketli kord. Puhas sirge löök. Kui enesekindlalt see veel olla võis lihtsalt. Ketli teine löök ja... Ai, yes!
nagu näha, siis Ketli ikkagi toetab ka vastastiimi, lõi meie palli sisse. Suured tänud Ketli. Rometi esimene sisselöök, Abadi Ats. See oli puhas, see oli tegelikult väga puhas löök selles mõttes, arvestades seda, et see pidi olema küljega. Ütleks niimoodi, et Romet tegi väga hea töö ja Romet läheb nüüd teisele löögile. Soovis pakkuda seda oma löögikeppi mulle, aga siiski mängime ausalt ja on Rometi kord. Romet läheb, lööb ja läks ilusti valge sisse, vähemalt ta lõi sisse. No nii, Ketlil on väga raske löök, ta peab õhust lööma nagu näha. Ja läks mööda, noh, pole hullu. No nii, Ralf keskendub ja lööb ja Abadi Ats. Sirge löök, Ketli kommenteeris väga õigesti, see oli ilus, see oli nii clean. Abadi Ats, boost my ego, okei. No nii, teine löök. Seis on väga viigis, nagu näha, väga ebamugav. Ja ei taha minna, ei lähe. Margus kihutab jälle oma palle igale poole. Ja läheb. Oi, kui puhas löök, täiesti uskumatu. Nagu näha, Margus läheb teisele löögile, proovib lüüa siis oma lillad palli sisse ja Abadi Ats selleks ka sisse. Me mängisime siis diagonaalmängu, kus kui sa lööd oma viimase kuuli kindlasse auku, siis täpselt diagonaalis pead selle musta kuuli siis sisse lööma. Ma reaalselt isegi tea, kas see on olemas, nagu Margus, you better not have lied on you. Ja Ketle laulab siin Nublu laulu nagu kuulda. No nii, Romet läheb löögile ja Aba ei löönud põhimõtteliselt kuulile isegi pihta. Kuul liikus ainult natukene, aga noh, tüüp mängib esimest korda, seega see on andestatav. Nad peavad siia saama. Ja Ketli kord lüüa must sisse. Ja kas läheb? Aba, nii lähedal. No nii, praegusel hetkel on siis seis põhimõtteliselt viigis. Ralfil ja Rometil on veel üks lüüa ja Ketli ja Margus peavad ainult musta sisse lööma, seega jaa. No nii, Ralfil on missugune pinge, täiesti uskumatu. Ta peab lööma selle sisse, et saada must sisse ja ei lähe mitte kuidagi. Come on, Ralf, kuidas sa saad niimoodi enda tiimi alt vedada? No nii, Marguse kord ja oh my god, kui lähedal, täiesti uskumatu. Ma oleks saanud kepiga näkku praegu. Romet tahtis mind mõrvata. Jällegi puhas löök kuulist mööda, hea töö Romet. Aga kõige hullem ongi see, et ta läheb valgele kuulile pihta. Ta läheb millimeetriga valgele kuulile pihta, mis tähendab seda, et see läks löögi alla. Täiesti uskumatuna. No nii, kas nüüd on tegu viimase löögiga või? Kas on reaalne viimane löök või? Kogu surve on Ketli peal. Romet lihtsalt pikutab. Mis toimub, noh? Kas mäng saab läbi või läheb edasi veel? No, Congratulations. Selles videos ei nii halb mulje, nagu ma oskaks üldse. Ei, jah. Minust ei jumala halb. Okei, so enne video lõpetamist ma teen ära eelmise korra shoutout'i. Shoutout'id lähevad sulle Romzi ja Jasmin Piirmets. Te olite esimesed, kes arvasid õigesti. Kirjukoer ja Tiina.com on minu lemmikud kompvekid. Ja kui sa tahad saada järgmises videos shoutout'i, siis kommenteeri siia video alla, mis on minu lemmik sportmäng. See, kes kõige esimesena ära arvab, saab järgmises videos shoutout'i. Aga davai, smashige seda like buttonit, minge kuulake mu mixtape'i ja jah, video on finito. Peace! Nad ei tea ja mida olen läbi elanud ja mida